Nii, aga lugupeetavad komisjoni liikmed, austatud külalised, mul on ettepanek kinnitada selle töönädala päevakava et kuulata täna majandusprognoosi ja siis kuulata eestikeelsele õppele üleminekut, kutsudes Tallinna linna esindajad. Kui see on vastuvõetav, siis ma loeksin päevakorra kinnitatuks. Meil on täna palutud Rahandusministeeriumi esindajad, et kuulata majandusprognoosi ja ka riigi rahanduse väljavaateid 4 aastaks. Ja meil on siis Rahandusministeeriumist tulnud fiskaalpoliitika osakonna analüütik härra Madis Aaben ja juhtivanalüütik Margus Täht. Et ma küsingi, kui palju teil ettekanne aega võtab, kas teil on 2 eraldi ettekannet? 15 minutit võib-olla. Natuke rohkem, selge, aga ma annan teile siis sõna ja siis läheme küsimuste ja arvamuste juurde. Kõigepealt siis räägin selle rahandusprognoosi majanduslikust taustast. Ja nagu ikka kehtib meie prognoos kehtivatele seadustele ja otsustele ja antud juhul siis võib-olla kõige olulisem on see vastu võetud otsus mitte tõsta mootorikütuse aktsiisi, aga kuna seda ei ole veel seadustatud, siis sellega me oma prognoosis ei ole arvestanud. On põhistsenaarium ja riskistsenaarium, mis antud olukorras on võib-olla eriti tähenduslik, sellepärast et riskistsenaariumi eelduseid ei ole kuigi lihtne praegusel hetkel fikseerida. Ja siis veel võib lisada, et selle põhistsenaariumi eeldused me fikseerisime 10. märtsil, ehk siis üksjagu aega tagasi. Nüüd mõned pildid selle kohta, et kuidas Eesti majandusel viimasel ajal läinud on ja millel siis meie prognoosi ootus ja lootus põhineb. Need jooned näitavad majanduskonjunktuuri, majandususaldusindeksit erinevates Euroopa Liidu riikides, paks sinine joon on Eesti ja värvilised jooned on meie lähimad naabrid ja olulisemad kaubanduspartnerid. Ja nagu näha, 24. aasta algusest alates on majanduskonjunktuur Eestis hakanud paranema, tõsi, üpris madalalt tasemelt ja kuni viimase ajani olid ootused ikkagi majanduskasvu taastumise mõttes ja kirenemise mõttes vägagi käega katsutavad, samas märtsikuu, millega see graafik nüüd lõpeb, see tõi selle ootus jälle mõnevõrra alla. Ja need jooned, mis ma näitan, need on mõnevõrra silutud, nad on 3 kuu keskmised, nii et siit tegelikult ei tule veel välja päris see tagasilöök, mis siis viimane Lähis-Ida kriis on kindlustundele Eesti majanduses andnud. Siis siin need jooned nüüd näitavad Eesti eksporti arengut, mitte kasvu, vaid taseme arengut enne erinevaid kriise, alates siis 19. aasta algusest ja siin on jällegi kõik Euroopa Liidu riigid pandud 19. aasta esimeses kvartalis samale stardijoonele. Ja see vasakpoolne joon näitab ekspordi mahumuutust või arengut ja parempoolne joon siis jooksev hinnas. Enamasti majanduskasvust räägitakse mahu mõttes, et kui palju on see reaalkasv ja siit ongi näha, et tegelikult siin viirusekriisis 2020 eksport langes järsult, siis ta taastus väga kiiresti ja siis 2022-2023 aastal ja 2024 ka siis eksport oli langustrendil, 24-25 tegelikult kergel tõusutrendil. Oluliselt paremini läks näiteks Leedul, mida tähistab see roheline joon siin üleval. Aga, ja see pilt ei ole Eesti jaoks väga ilus, samas see parempoolne pilt, mis on võib-olla natukene usaldusväärsem, näitab teise nurga alt seda arengut, sellel ei ole häda midagi, Eesti ei pea siin ennast häbenema, et eksporditulu on Eesti puhul kasvanud nüüd selle 7 aasta jooksul siis sisuliselt sama palju kui Leedus. Läti on jäänud meist maha ja rääkimata siis rikastest riikidest siin allpool Soome ja Saksamaa ja Rootsi see kollane siin. Nüüd selle kaupade ekspordiga on seotud töötlev tööstus ja tööstuse kindlustunne siin tõusis 24. aasta jooksul, kenasti 25. aasta jooksul tegelikult ta väga palju enam muutunud ei ole ja üheks probleemiks on siin Saksamaa käekäik, mida näitab see oranž joon allpool
Saksamaa tööstuses ei ole kõige paremad ajad. Samal ajal siiski, kui küsida tööstusettevõtete juhtidelt, et kas nad plaanivad järgmise 3 kuu jooksul oma töötajate arvu suurendada, vähendada või jätta samaks, siis see näitaja on Eesti puhul aasta lõpuks ja tegelikult selle aasta esimesteks kuudeks tõusis siit nullist kergelt ülespoole, ehk siis hakkas olema juba rohkem neid ettevõtteid, kes plaanisid oma töötajate arvu suurendada. Samas jällegi märtsikuu tõi siin tagasilöögi ja jällegi siin see alumine joon oranž on Saksamaa, kus on oluliselt rohkem neid ettevõtteid, kes ka järgmise 3 kuu jooksul plaanivad oma hõivet vähendada. Ehituses on üldiselt meeleolud suhteliselt head, eriti arvestades meie naaberriike, on siin viimase aasta-pooleteise jooksul selgelt paranenud ja paranenud on ka tegelikult tarbijate kindlustunne. Väga selgelt alates augustikuust ja siin peab jällegi vaatama seda jämedat sinist joont, mis on need põhjused, sest olukord tööturul nüüd ei ole tegelikult viimase poole aasta jooksul oluliselt muutunud. Mis eelmise aasta teises pooles toimus, on see, et hinnatase langes ja siin vasakul pool joonis näitab hinnataseme arengut kõikide kaupade ja teenuste puhul ja paremal pool toidukaupade puhul. Ja nagu näha, siis augustis oli meil hinnataseme tipp, kuni detsembrini hinnatase langes. Nii toidu puhul, kõikide kaupade ja teenuste puhul, energiakandjate puhul samamoodi. Tõsi, jaanuaris-veebruaris on hinnatase jälle tõusnud, mis ei ole tegelikult tarbijate kindlustunnet siiski alla veel viinud. Ja tulenevalt sellest tarbijate julgemast olekust on ka kaubanduse kindlustunne viimased 2 aastat ülespoole rühtinud, viimased pool aastat päris hoogsalt ja kaubandus ei saanud tagasilööki ka märtsis veel. Nii, aga kui nüüd prognoosile lähemale minna, siis tuleb rääkida kõigepealt antud juhul siis kõige olulisemast prognoosi eeldusest, mis on arusaadavalt maailmaturu nafta hind. Baasstsenaariumi osas me fikseerime selle 10. märtsil, nagu öeldud, ja siin siis tegelikult see sinine joon näitabki, et kuidas nafta ostumüügi tehinguid on või siis oli sõlmitud tuleviku osas ja see viitab sellele, et see, ütleme siis 6 aega tagasi, mitte päris 6 aega tagasi, natuke vähem, 3 aastat tagasi, oodati siiski nafta hinna normaliseerumist järgmise aasta alguseks. Samas riskistsenaariumi puhul, mille me siin nüüd konstrueerisime ise, eeldasime, et see nafta hind tõuseb pooleks aastaks $120 barrelilt ja siis langeb sellist trajektoori pidi. Aga mis sellest nafta hinnast saab, ma arvan, seda ei oska keegi praegu öelda ja õnneks selle prognoosi järgi ei pea tegema järgmine aasta riigieelarvet, nii et ehk on augustikuuks, kui me järgmist prognoosi teeme, rahvusvaheline olukord stabiliseerunud. Ja teine oluline eeldus on meie eksporditurgude areng. Meie välisnõudlust, siis meie eksportturgude impordi kasvu näitavad või muutust näitavad need kollased tulbad. Sinine joon näitab meie ekspordi kasvu ja ka siin on muidugi probleeme, sest see viimane kriis on nii värske, et meie ekspordipartnerid ei ole jõudnud veel oma prognoose korrigeerida, nii et me pidime seda ise eksperthinnangu korras tegema, aga eeldame, et ja kui eelmisel aastal juba siin 25 meie eksport kasvas mõnevõrra kiiremini kui meie eksporditurud, siis sellel aastal ja edaspidi eeldame, et suhteliselt konservatiivselt, et kasvavad samas tempos. Ja nüüd põhiprognoos on meil siis selline, et sellel aastal majanduskasv kiireneb 2,3%-ni, meenutuseks eelmisel aastal oli ta 0,6%. Ja riskistsenaariumi puhul jääb ta ka siiski positiivseks veel, aga meie riskistsenaarium ei ole päris nii radikaalne kui näiteks Eesti Panga negatiivsemad riskistsenaariumid. Ja sealt edasi siis taandub natukene, aga jääb sinna 2% peale.
miks me nii arvame? No ühe olulise panuse selle aasta majanduskasvu võiks anda äratarbimine, mille panus või üldse kaubanduse panus eelmisel aastal teadupärast oli kõige suurem ja negatiivne. Seal olid põhjuseks siis tulumaksumäära tõus, mis sisuliselt võttis ära netopalgamaksude järgse palga kasvu, kuigi brutopalga kasv oli täiesti korralik eelmisel aastal. Valitsussektori tarbimine ja valitsussektori investeeringud annavad selgelt tugeva positiivse panuse. Samas on küll nii, et kuna eriti riigikaitsega seotud investeeringud sisaldavad palju importi, siis netoekspordi kaudu ei ole see panus kohalikku majanduskasvu siiski nii suur, kui need kulutuste kasvud seal valitsussektoris. Nii, ja kui vaadata veel eelmist aastat, siis tegelikult eratarbimine eelmisel aastal panustas kergelt negatiivselt, valitsussektor siiski enda poolt positiivselt. Nüüd hinnad on jälle, kuigi tarbijahindade temaatika natukene taandus võib-olla päevakorralt eelnevatel kuudel, siis praegu põhistsenaariumi järgi ootame hinnatõusu selleks aastaks 4%, riskistsenaariumis nendel nafta hinnaarengu eeldustel 5%. Ja siin võib veel meenutada, et kuidas me prognoosisime tarbijahindade tõusu selleks aastaks pool aastat tagasi, kui me tegime eelmisel suvel oma prognoosi, siis me ootasime 3,5% selle aasta tarbijahindade kasvuks, aga kuna paljudel üllatuseks siiski eelmise aasta teises pooles tarbijahinnad langesid, mitte küll aastases võrdluses, aga kuust kuusse, siis veebruari lõpus enne uue kriisi puhkemist oli meil selle aasta tarbijahindade kasvu eeldus 2,8%, nii et kui see oleks realiseerunud koos nüüd siis selle jõulise tulumaksureformiga, mis jätab inimestele maksujärgselt raha oluliselt kätte, siis oleks tarbijate elu sellel aastal olnud päris ilus. Nii, töötuse määr vaatamata kesisele majandusarengule viimastel aastatel ei ole meil väga palju tõusnud, ootame sellel aastal ta kergelt langeks 6,7%-ni. Kui realiseerub negatiivsem stsenaarium, siis ilmselt töötuse langus saab olema väiksem või üldse mitte. Ja siin mõned numbrid veel prognoosi kohta, millest ma mõnda kommenteeriks, et reaalkasv siis SKP-l sellel aastal 2,3%, riigieelarve seisukohast olulisem võib-olla nominaalkasv 6% ja edaspidi aeglustub oluliselt sinna 4,5% juurde. Keskmise brutopalga kasv, nii-öelda see tööandja poolne, meie prognoosi järgi 5,2%, edaspidi kergelt taandub, aga vähemalt keskmise palga juures suurem mõju palgatöötaja kätte jääva raha kasvule tuleb siis sellest nii-öelda maksuküüru kaotamisest. Keskmise palga puhul peaaegu 10%, nii et kui me need kokku liidame, siis keskmise palga saaja, kui ta saab ka keskmise brutopalga kasvu, mida me prognoosime, siis võiks tema maksude järgne sissetulek kasvada umbes 15% sellel aastal, milles siis tuleks maha võtta see 4% inflatsiooni. Aga sellist netopalga kasvu ei saa mitte kõik palgasaajad, nii need, kes teenivad oluliselt rohkem või ka vähem sellest keskmisest palgast, siis protsentuaalselt nende võit sellest maksureformist on väikesem. Nii, aga võib-olla me sellega lõpetaks ja annaks üle kolleegile ja siis pärast võib vastata küsimustele. Ja lähme siis edasi rahanduse poole, et alustaks ka prognoosi eeldustest ja rõhutaks alustuseks üle selle, et kuna prognoos lähtub kehtivatest seadustest, siis see tähendab seda, et valitsuse poolt otsustatud kütuseaktsiisi tõusu ärajätmist prognoos veel ei sisalda.
ja samuti ei ole prognoosis arvestatud ETS-süsteemi rakendumisega. Seal rakendumises seda ei ole ka veel täpselt kokku lepitud, kuidas see käima hakkab, siis seda ei ole prognoosis ei tulude poolt ega kulude poolt. Siis oleme üle hinnanud välisvahendite uue perioodi käivitamisega seonduva, nii siis kulud kui ka tulud. Et siin tuleb ka rõhutada, et sellega seonduvad ka tulude pool ehk siis Euroopa Liidu makse. Et teatavasti on Euroopa Komisjonil soov siis päris märkimisväärselt suurendada Euroopa Liidu eelarvet ja siis suurendada ka liikmesriikide omaosalust või siis omavahendit. Et siin samuti lõplikke otsuseid ei ole, et osad liikmesriigid ei ole sellega üldse nõus. Ühesõnaga me oleme siin võtnud sellise keskmise tee, mis siis tegelikult sama olukord oli ka eelmise perioodi käivitumisel või kokkuleppimisel, kus ka need eelarve suurendamise otsused ei jõustunud täismahus, et siin on ka arvestatud, et prognoosimisel viimastel aastatel see Euroopa Liidu makse võiks suurendada circa 100 miljonit aastas. Aga see on siis, ütleme, võib-olla pool sellest, mis komisjon on soovinud. Ja siis võib-olla selline olulisem üksikküsimus, oleme prognoosi arvanud sisse lõhkeainet tehase. Sellega nüüd selline lugu, et kuna Statistikaamet on arvanud selle valitsussektorisse, siis tähendab see seda, et kõik selle tehase tulud ja kulud on samuti valitsussektori positsiooni mõjutamas ja nüüd lähiaastatel, kui läheb tehase ehitamiseks, siis need ehitamise kulud mõjutavad siis eelarvepositsiooni negatiivselt. Nii, ja siis kõige üldisem näitaja ehk eelarve puudujääk siin esimesel pildil on siis näha, et sellel aastal on siis puudujääk pisut väiksem, kui me oleme siis eelarvet tehes oodanud, kuid järgmisel aastal läheb siis üle 4,5% piiri. Ja põhiliselt tuleb see keskvalitsusest ehk siis riigieelarvest, aga ka siis see muu keskvalitsus, see sama lõhkeaine tehas näiteks. Aga puudujäägis on ka kõik teised valitsussektori tasandid ja võib-olla olulise asjana ma siinkohal ütleks üle, mis puudutab Tervisekassat, siis Tervisekassa ikkagi on oma tegevust efektiivistanud, et kui meil varasemad prognoosid näitasid, et prognoosiperioodi lõpuks saavad nende reservid otsa, siis selle prognoosi järgi siis prognoosiperioodil vähemalt reservid veel otsa ei saa. Aga võib-olla kõige olulisem siis muutus eelarvestrateegiaga, mis on siin kollane joon ja uus prognoos sinine joon ja tulpades siis muutused miljonites. On näha, et see aasta on seis pisut parem, aga ütlen siia juurde ka, et siis seda või kordan üle, et kütuseaktsiisi tõusu ärajätmist veel prognoosis sees ei ole. See siis halvendaks selle aasta puudujääki, aga järgmised aastad on eelarvestrateegiast puudujääk suurem. Järgmisel slaididel siis natuke seda seletangi, et siin veel üks suurem pilt valitsussektori tuludest ja kuludest, kus on näha, et see aasta siis vahe tulude ja kulude vahel suureneb päris oluliselt. Siin on sellest räägitud juba kaitsekulud ja need tulumaksumuudatused. Aga alates järgmisest aastast hakkavad siis kulud langema osakaaluna SKP-st, aga seda teevad ka tulud, nii et põhimõtteliselt see sügav puudujääk kandub edasi ka järgmistele aastatele. Nii, ja siin siis muutused RES-iga võrreldes. Kõigepealt siis tasandite lõikes, kus on näha, et selle aasta seis paraneb riigieelarve tõttu ja samas ka riigieelarve tõttu järgmiste aastate seis halveneb. Nendest räägin veel edasi põhjalikumalt, mis seal need tegurid on. Siin on siis välja toodud ka see muu keskvalitsus, kus on peamiselt siis selle lõhkeaine tehase mõju. Ja väike mõju on ka teistel valitsussektori tasanditel, et COVID-i investeeringud on pisut seal suurenenud
ja mis sotsiaalkindlustusfonde puudutab, siis kuna sotsiaalmaksu prognoosi oleme allapoole korrigeerinud, siis on nende tulu ka pisut väiksem. Ja kui jagada seda tulude-kulude vahel, siis sellel aastal, järgmisel aastal suuremad tulud, edaspidi siis on nii tulud väiksemad kui ka kulud suuremad. Nii, ja lahkame edasi siis seda olukorda. Et siin on siis maksuprognoosi võrdlus RES-iga. Siit on näha, et ülespoole oleme korrigeerinud käibemaksu laekumist. Käibemaksu peamised komponendid on tarbimine, ongi suurenenud nii erasektori kui ka valitsussektori tarbimine, lisaks valitsussektori investeeringud, need suurendavad siis käibemaksu laekumist. Siis oleme ülespoole korrigeerinud juriidilise isiku tulumaksu laekumist. Siin on näha ka, et juba eelmine aasta ta ületas ootuseid ja me siis pikemas plaanis oleme eeldanud, et siin olid 2 sellist võib-olla erakordset aastat, kus kasumid jaotati suuremas mahus, aga nüüd prognoosis oleme eeldanud, et see langeb sellisele tavapärasele keskmisele tasemele tagasi, aga see tase on siiski kõrgem, kui me oleme viimastes prognoosides arvanud. Me arvasime, et need suurem ühekordne kasumite väljavõtmine võib-olla siis langetab seda taset, mis siis ettevõtted siis oma kasumi suhtes jagavad, aga eelmine aasta seda ei kinnitanud, et sealt nagu siis selline positiivne efekt. Ja tööjõumaksudes on siis pisikene langus nii sotsiaalmaksus kui siis tulumaksus. Ja tulumaksu puudutab ka see maksuvaba tulu muudatus, ehk siis kuidas kasutatakse seda jooksvat tulumaksu, et siin on siis selline nihe, et kuna seda jooksvalt kasutatakse vähem, kui me oleme siin eelmises prognoosis arvanud, siis toob see sellesse aastasse väikse plussi ja järgmisesse aastasse miinuse. Maksukoormus on siis nende peamiselt tulumaksu muudatuste tõttu langemas. Sel aastal pisut kõrgem siis kui eelmises prognoosis, aga just seetõttu, et me siis maksuprognoosi oleme suurendanud. Edasi kulude prognoos. Kuludes on peamine siis muutus investeeringutes. Et siin on tegelikult päris mitu asja nagu kokku juhtunud, et üks on see muu keskvalitsuse tasand, kus on siis näiteks see lõhkeainetehas, aga samas, mis seda aastat mõjutab, on ka Elron, nendel lihtsalt rongide ost või rongide arvele võtmine on nihkunud eelmisest aastast sellesse aastasse. Siis teine suurem põhjus on kaitsevaldkond, kus on see kaitsele juurde antav raha on siis täpsustunud, et kuidas seda kasutatakse. Rohkem on liikunud investeeringutesse. Ja see puudutab siis ka vahetarbimist, et see vahetarbimine ehk siis majandamiskulud, need on siis ka, see muutus on peamiselt selgitatav kaitseotstarbelise varustusega. Nüüd pisut on vähenenud sotsiaalkulud. Siin on siis peamiselt nii pensionite kui vanemahüvitise puhul on saajate arv pisut väiksem kui eelmises prognoosis. Ja need muud kulud siin viimastel aastatel, siin on üks põhiline komponent siis Euroopa Liidu makse, mille kulud on kasvanud. Üks pilt veel ka investeeringutest, mis näitab seda, et sellel aastal jõuame sellist täiesti rekordtasemeni, pea 8% SKP-st. Et siin jällegi siis nagu mitu asja koonduvad, kaitseinvesteeringute kasv, Rail Balticu ehitus käib täies hoos ja samuti ka välisvahendite kasutus on oma praegu tipptasemel. Mida näitab siis ka see, et see välisvahendite osakaal investeeringutest on see aasta kõrgem ja edaspidi siis veidi väheneb. Kui me vaatame kulusid majanduslikus sisu lõikes, siis pärast selle aasta investeeringute kasvu on enam-vähem kõik kulud kas stabiilsed või kerges langustrendis, välja arvatud siis finantskulud ehk intressikulud. Need siis sellise sügava puudujäägi ja võlakoormuse kasvu tingimustes
on kasvamas. Jah, ja seda näitab ka siis see viimane pilt, et kus võlakoormus kasvab siis eelmise aasta 24% pealt, siis umbes 15% võrra prognoosiperioodi lõpuks. Ja intresside tase seal, ütleme, 200 miljoni pealt 600 miljoni peale siis nende prognoosi aastate jooksul. Nii, aga aitäh, sellega me oma ülevaate lõpetame. Aitäh, aga võtaksime siis küsimused. Esimene küsimus on, kui vaataks seda olukorda laiemalt praegu prognostiliselt. Kui ma vaatasin 3 aastat, kuidas Rahandusministeeriumi prognoosid nüüd on olnud, kevad 22 23. aasta kohta tehtud prognoos, kevad 23 24. aasta kohta tehtud prognoos ja kevad 24 25. aasta kohta tehtud prognoos. Ja ma liitsin kokku, palju on siis tegelikkuse reaalmajanduskasvu näitaja ja prognoosi vahe, see oli üle 10% kokku, kui ma liitsin. Keskelt läbi 3% on olnud majanduskasv väiksem. Mis te arvate, mis see viga või põhjus on? Ütleme siis, miks see nii on? Seadmata põrmugi prognostilist kvaliteeti kahtluse alla, vastupidi, meie lähtekoht on, et see ongi parema teadusliku alusel tehtud. Et miks siis on majanduskeskkond reageerinud tagurpidiselt eeldusele või teistmoodi? Jah, me oleme vabandanud oma seda või selgitanud seda keskpärast kasvu ikkagi põhiliste kaubanduspartnerite tagasihoidliku arenguga, mis nendel eelnevatel aastatel eriti Soome osas ja tegelikult Soome osas ka siiamaani on pidanud paika. Ja isegi kui Soome majandus keskelt läbi võib-olla, nad on ka keskelt läbi kehvasti kasvanud, aga seesama ehitussektor, millele väga paljuski oli orienteeritud Eesti puidusektor, mille osakaal meie majanduses ja töötlemistööstuses on kasvanud äärmiselt suureks, siis see ei võimaldanud tema nagu taastumist kõrgaegadest. Nii et see on üks. Siin on spekuleeritud ka, et kas ütleme see kiire palgatõus, mis Eestis on olnud ikkagi suhteliselt, et kas see on meie konkurentsivõimet, hinnakonkurentsivõimet välisturgudel mõnevõrra nõrgendanud, pigem võib-olla väga mitte, lühikeses plaanis jah, aga üldiselt kõik prognoosijad ikkagi üldiselt lähtuvad sellest, et kui välisturud taastuvad, siis taastub ka Eesti eksport enam-vähem samas tempos. Ja siin on üks teema on veel, millest eelmisel aastal on palju räägitud ja tegelikult eelnevatel aastatel, et see Statistikaameti hinnatõusu mõõtmine ja see üks pilt, mis ma siin näitasin meie eksporti nii-öelda reaalselt ja nominaalselt, et jooksev hindades ka meie majanduskasv tegelikult on olnud ju suhteliselt hea. Ta on olnud väga nõrk, eriti aastal 2023 püsihinnas. Ehk siis sellest jooksev hindades kasvust on võetud maha suhteliselt suur hinnatõus. Nüüd tarbijahindade osas on Statistikaamet avaldanud ka uue alternatiivse aegrea, mille järgi peaaegu 3% siis aastatel, põhiliselt aastatel 2021-2022 ja natukene aastal 2023 oli meie hinnatõus tegelikult väiksem kui siis arvatud, aga seesama tarbijahinnaindeks tuleb mängu siis, kui sellest jooksevhindades kasvust, mida Statistikaamet ju mõõdab, või küsib, ütleme, ettevõtjate käest, ta võtab selle hinnatõusu maha ja siis ta saab selle nii-öelda reaalkasvu, et see, mida sealt on maha võetud, on olnud võib-olla natukene liiga kõrge. Nii et on arvata, et alates siis selle suve SKP revisioonidest me näeme, et võib-olla need eelnevate aastate kasvud tegelikult ei ole olnud nii väikesed või negatiivsed, kui me siiamaani oleme teadnud. Aitäh. Mu küsimus puudutab nüüd niisugust olukorda, et 24. aasta
riigieelarve, tähendab strateegias 24–28 oli meil lähtenumbriks, mille valitsus seadis eelarve defitsiit 27. aastaks -1,2%. Ja nüüd on meil järgmiseks aastaks kuidagi kujunenud välja 4,9%. Mis selle üldistatud siis tingis? Ja kui me kaitsekulude mahtu kõneleme, siis kaitsekulud on seal sees 2%. Ütleme, kuna 24. aasta riigile strateegias arvestati üle 3% kaitsekulusid, eks ole, ja 27. aastal on vist prognoositud, kas oli 5,2 paiku seal, veidikene üle 5. Aga jah, et kaitsekulud on üks asi, siis kindlasti, millest juba Madis ka rääkis, eks ju, et see kogu see majanduskeskkond, majanduskasv on olnud väiksem, et sealt tuleb ka siis see tulupool, maksutulud on kindlasti väiksemad. Jah, ma arvan, need on peamised põhjused. Aga mu küsimus ongi nüüd majanduskeskkonna kohta, et me stimuleerime laenurahaga väga ulatuslikult praegu SKP-d, eks ole. Reaal SKP arvestuses avaliku sektori investeeringud, sisuliselt see investeerimisraha lähebki tegelikult reaal SKP arvestusse. Suures laastus, eks ole, ma olen aru saanud. Ja mu küsimus on nüüd selline, et miks meil on siis nõnda, et meil on üle 4% majandus, tähendab eelarve defitsiit 26. aastal, 27. aastal sisuliselt 5%, aga meie majandus tegelikkuses kasvab, mehaaniline majanduse reaalkasv on tegelikult sellest üle 2 korra väiksem. Ütleme, miks see multiplikaator, majandusteaduslik multiplikaator selle kohta, et kui stimuleerimiseks pannakse raha täiendavalt, ütleme, avaliku sektori kulutuste kohta või suurendatakse siis laenurahast võetud meetmetega sisetarbimist, et see peaks olema suurusjärgus vähemalt 1. Ehk miks see tegelikult Eesti näitel tegelikkuses sinna üle ei kandu, kus on järgmisel 3 aastal on prognoositud ju majandus 2% reaalset SKP kasvu. Ja mu teine täpsustusküsimus sellele on, kui me selle stimuleerimise välja mõtaksime, kas see tähendab, me oleksime siis kuskil meie majanduslangus oleks kuskil -2%? Saate aru, mis ma mõtlen, eks ole, et kui võtta välja need elemendid, mida siis laenurahaga investeeringuid praegu tehakse. Mis multiplikaatorit arusse olete võtnud arvesse siis laenurahaga tehtavate investeeringute puhul SKP reaalarvestus? Jah, tõsi, et sellel aastal on valitsussektori panus nii-öelda otseselt ja kaudselt majanduskasvu oluline. Selle pildi peal tuleb ka välja, et valitsussektori tarbimise ja investeeringute all siis mõlemas on nii kaitsekulusid ja investeeringute all siis ka Rail Balticu ehitust. Aga kaitsekuludega on see lugu, et kuna meil see kohalik tootmine on äärmiselt tagasihoidlik, siis enamus sellest on import, mis tähendab, et see nagu lekib välja ja avaldab siin sellest netoekspordis, mis on ka SKP tarbimise poole komponent. Nii et see kõik ei ole kohalik, siin loodud lisandväärtus, vaid osa sellest on import. Ja samamoodi teine osa tegelikult tubli 1,5% SKP-st läheb siis eratarbimise toetamiseks või sissetulekute toetamiseks seoses maksuküüru kaotamisega, aga ka tarbijad tegelikult, on mingid sundkulud, mis on eluase ja toit, eluase on ju valdavalt kohalik, toit on ka paljuski kohalik, aga see, mis sellest rahast üle jääb, seal on jällegi impordi osakaal suhteliselt suur. Nii et see kõik ei ole kõik see nii-öelda eelarvestiimul, mis on umbes 3% SKP-s sellel aastal, see ei tooda kohalikku lisandväärtust või ei lähe selle kohaliku lisandväärtuse nagu loomiseks. Et see nii-öelda lekib välja selle impordi kaudu. See on see, et miks see kasv ei ole, miks osa sellest nagu kaob nii-öelda kuhugi ära. Nii, kas seal oli mingi
Mu küsimus oligi, et kui modelleerida seda nüüd oletame, et eelarve stimulaator, näiteks kui me vaatame neid investeeringute või valitsuse tarbimise puhul, seda maksuküüru võime ka öelda, seda laenurahaga, mis tehakse, eks ole, aga ütleme, et selles loogikas, kui ma vaatan neid esimest positiivset 3 tulpa, mis on siis laenurahaga antud juhul tarbimine investeeringud, eks ole, mis on siis 4% pluss praegu sellel aastal, et järelikult kas see multiplikaator enam-vähem 1, et kui me võtaks, kui eelarve oleks praegu tasakaaluseisundis, eks ole, kas meil oleks siis suurusjärgus -2% reaalne majanduskasv, statistilise ühikuna? Võib-olla siin võib vaadata veel seda, et üks, mida ma ei selgitanud enne, et mis on, ütleme, kui palju sellest täiendavast rahast, mida sellel aastal jääb tõesti väga oluliselt kätte tarbijatele, läheb siis ikkagi ära tarbimiseks ja kui palju läheb säästuks. Üldiselt, kui me vaatame siin pikemat perioodi, 10-20 aastat, siis eestlased on saanud jõukamaks ja nende säästumäär on läinud nagu suuremaks. Et nad kogu seda sissetuleku kasvu ei vii poodi, vaid nende ikkagi paljude elementaarsed tarbimisvajadused rahuldatud ja neil on võimalust, kui sissetulekud kasvavad natuke kiiremini, on võimalust säästa. Ja siin nüüd ongi, et kui see brutopalga kasvuks on meil 5%, keskmise palga juures tegelikult, me paneme siia juurde siis veel 10%, nii-öelda netopalga kasvu saame 15% sissetulekute kasvu ja võtame 4% hinnatõusu sellest maha, siis me saame päris suure numbri. Aga tegelikult pensioniindeks kasvab siin natukene 5% peale sellel aastal, mis pensionid on oluline osa sissetulekust ja mitte kõik palgasaajad ei naudi seda 10% netopalga kasvu nagu maksuküüru kaotamisest. Nii et meie tarbimise prognoos mingis mõttes on võib-olla konservatiivne, 2,5%. Aga siin see määramatus on äärmiselt suur, et kuidas see kriis edeneb ja kuidas tarbijad sellele reageerivad. Nii et mingis mõttes meie konservatiivsus on nagu siin sees ja seda ja siis teine asi on, et see impordi leke. Nii et ilma selle stimuleerimiseta oleks Eesti SKP olulises miinuses? Tõenäoliselt mitte miinuses, jah, kui me nüüd jätame jällegi kõrvale selle viimase kriisi, mis võib kõike muuta, eks ole. Pigem mitte, kui me tõesti maksupoliitika kõrvale jätaks, siis me eeldaks ikkagi võib-olla ilmselt mitte nii kiiret palgakasvu, aga siiski palgakasvu. Kui me nüüd selle kriisi kõrvale jätaks, siis inflatsioon oleks olnud oluliselt madalam. Et siit ikkagi oleks tulnud reaalkasvu kindlasti ka ilma selle stiimulitega aga see kindlasti kiirendab. Ei, ma täpsustan veel üle, et ma arvan, see on oluline olukorra fikseerimiseks. Kui meil on SKP arvestuses, kui me teeme siseriiklikult, ehitame teatri või haigla või miganes autotee, et tegelikult kas see investeering SKP arvestuses läheb 1:1 reaal SKP-sse? Mis selle, ütleme siis, multiplikaator on? See on ikkagi, eks see sõltubki väga sellest konkreetsest investeeringust, et Rail Balticu puhul on ta kindlasti palju suurem, kui on ta kaitseinvesteeringute puhul. Et kaitseinvesteeringud on võib-olla 80% importi, võib-olla 90% kohati, eks ole. Ja Rail Balticu puhul siin on kohalik tööjõud, osaliselt kohalikku materjali, aga ikkagi ka importi. Aga minu küsimus on, kui vaadata nüüd, kui tulla riigi rahanduse olukorra juurde, selle loogika juurde, ma saan aru, et 3 aastaga võrreldes riigieelarve strateegiaga meie kogu võlg või defitsiit kokku nominaalrahas tuleb välja, kasvab veel suurusjärgus 1 miljard eurot, kui ma liidan kokku need 3 aasta postid, mis seal olid toodud ära. Ja ma nüüd täpsustan üle neid eeldusi, te olite kuskil ka tehtud siis prognoosi eeldused. Te olete riigieelarve strateegias minu mälu järgi arvestati ETS 2 raha sisse.
tähendab ilma sihtotstarbeta, mis tegelikult siis läks nagu plusspoolele või, kui ma õieti mäletan. Kuidas nüüd see riigieelarve strateegias tehtud eelarve tasakaalu joonis oli? Oli 300, ma mäletan, see oli 330 miljonit eurot, kui ma liitsin kokku 3 aasta postid. Jah, need ETS2 tuludega olime arvestanud RES-is. Ütleme siis suveprognoosis, mis oli RES-i aluseks. Just, et tuludega arvestasite, aga kuludega ei arvestanud. Jah, kuna seda on nüüd edasi lükatud ja see üldse on ebakindel, siis me leidsime, et oleks õige võtta nii tulude pool kui kulude pool prognoosist üldsegi välja. Aga ma mõtlen, et millist mõju see otsus siis mõjus, kas ta siis eelarve vaadet, ütleme eelarve rahanduse vaadet halvendas 300 miljoni euro. 300 miljonit eurot ETS2 kõrvaldamisel halvend, suurusjärgus. Ja esimene aasta oli 150 miljonit ja järgmised aastad vähenesid, võis tõesti kokku 300 olla, jah. Jah. Ja mu teine küsimus on nüüd, teil oli seal kirjas, tiikirjas väikses, oli kirjas mingisugused elemendid veel 2029. aasta kohta, ma ei saanud aru, kas need olid inklusiivsed või eksklusiivsed, et see puudutas siis tegelikult seda investeeringute reformi ja vajaduspõhiste toetuste reformi. Kas te nendega nüüd suveprognoosis arvestati või riigieelarve strateegias arvestati nendega nii-öelda tuluallikatena või väiksemate kuludena riigile? Kas te nüüd neid arvestate? Ei ole arvestanud, et sealt on ka RES-iga vahe sisse tulemas. Et jah, Aga miks te nüüd ei arvesta? Ma mõtlen, et valitsus andis, ma olen lugupeetavalt ministritelt küsinud, tõsised mehed, tõsised naised on öelnud, see on, me ei tea, mis see on, aga see tuleb ära, igal juhul see on valitsuse poliitiline tahe. Kus siis nüüd prognoosi käigus teil valitsuse poliitilise tahte, kas te saite signaali, et see tahe on muutunud või te lihtsalt hindate tõenäosuslikkust selle tahte realiseerimisel 29. aastal? Ei, selles valitsuse tahet me ei ole hinnanud. Aga kuskilt ju tuli see sisend, et kui te kirjutasite, ma mõtlen riigieelarve strateegiasse 100 miljonid eurot, mingisugused projitseeritud tulusid või väiksemaid kulusid siis, et siis ju te pidite millestki lähtuma. See oli siis tõenäoliselt valitsuse poliitiline otsus, mis oli siis riigieelarve strateegia tegemise käigus, et arvestada nende tuludega, eks ole. Aga nüüd uut riigieelarve strateegiat ei ole. Miks te prognoosis need olete maha võtnud siis kuidagi? Jah, need ongi 2 erinevat dokumenti, et riigieelarve strateegia on poliitikadokument, seal on aluseks suvine prognoos pluss siis valitsuse otsustatud meetmed ja nüüd meil on jällegi kevadprognoos, mis on puhtalt selline ekspertprognoos, kus me hindame siis kõige sellist tõenäolisemat stsenaariumit. Ja kuna need otsused ei ole jõudnud veel või need ei ole piisavalt konkretiseeritud, me kasutame sisendiks ministeeriumite poolt esitatud finantsplaane, sinna ei ole veel jõudnud need otsused, eelarve revision, siis see vajaduspõhiste toetuste reform, et siis see on sama eeldus, et me lähtume kehtivatest seadustest ja kehtivast poliitikast. Et loomulikult, siin me näeme ka, et siin on puudujääk, järgmine aasta läheb üle 4,5%, et eelarve reeglite kohaselt seda ei saa olla, küll siis poliitikadokumendis see ära korrigeeritakse. Arusaadav. Aga ma küsin seda siis nõnda, et kui praegu meil läheb tegelikkuses, te olete koostanud ka vist 25. aastal, te koostasite palju moderaatsemate, ütleme siis defitsiidi näitajate pinnalt, mis olid 25. aasta kevade majandusprognoosis. Te koostasite ka väga ilusa asja, see oli riigi rahanduse pikaajaline majandusprognoos ja riigi rahanduse prognoos aastani 2070, mis andis meile, kui ma õieti mäletan, samade trendide jätkumisel, siis riigi võlaks kusagil 2070. aastaks, kui ma õieti mäletan, oli see kuskil 70% või 78% vahel, selles tasemes. Et kas te nüüd olete teinud ka uuendanud seda pikaajalist rahandusprognoosi, vaadates seda fatalismi, mis meil vastu vaatab, kus me juba 2030. aastaks prognoosi järgi oleme võlas 39%, selle dünaamika ekstrapoleerimisel me oleme liigume Euroopa Liidu võla tšempionide dünaamikasse, kui seda pikaajaliselt teha, üle 100% igal juhul, kas 150% või mitte, see oleks küsimus teile, kas te olete seda ekstrapoleerinud? Ei, hetkel ei ole, teeme seda tavaliselt kord aastas, aga veel kord, et see
et see selles mõttes on prognoos, mis lähtub kehtivatest eeldustest, kehtivatest poliitikatest ja üsna tõenäoline on, et see ei realiseeru. Ütleme, et see 39%-ni kasvav võlg 30. aastal ei realiseeru, sest siin on vaja meetmeid võtta, et ta oleks või viia vastavus siis eelarve reeglitega. Tähendab, praegu valitsuse ütleme, teie tuvastatud valitsuse kulupoliitika, kehtivate otsuste alusel, mis on langetatud, ei ole kooskõlas Euroopa eelarve reeglitega. Et see on nende reeglite vastane, mida prognoos näitab? No nende eeldustega, mis me oleme prognoosi teinud, nende sisenditega, jah, see puudujääk läheb 4,9%-ni. Ja ma täpsustan üle, et praegu kuidas me neid ka seda ajutise võla vabastusega, see on siis järgmisel aastal see peaks olema 4,5% maksimaalselt, eks ole, 27. aastal ja 2008. aastal kaasa ütlevalt peaks see olema samuti maksimaalselt 4,5%. Ja milline on see siis praegu kehtivate Euroopa Liiduga võlavabastusreegli alusel, milline ta siis peaks olema, kas ta läheb automaatselt kohe järsult 3%-le või seal on mingisugune varasemalt tehtud otsuste või investeeringute ülemineku aeg? No seda kaitsekulude vabastusklauslit saab kasutada 4 aastat. Tegelikult seda sai hakata kasutama juba 25. aastast. Aga seal on teatav paindlikkus, et seda saab ka nagu aasta võrra edasi nihutada, et kui siis eelmine aasta on võetud kohustusi üles, mis ei ole realiseeruvad järgnevatel aastatel, siis sisuliselt saaks teda kasutada 26, 7, 8 ja 9. Vabandust, ma täpsustan üle. See tähendab, et seda tõlgendatakse siis nõnda, et kui 28. aastal tekitatakse nii-öelda reaalselt tellimus või kohustusi, siis nende realiseerumine on lubatud siis arvele võtmine või see tekkepõhisus on lubatud 29. aastal ka siis 4,5-ga, et see on see kehtiva vabastusklausli mõte, jah? Mina olen aru saanud, et kui 25 need juba kohustused võeti, et siis saab teda niimoodi edasi nihutada. Aga ma arvan, et need reeglid või nende täpne praktiline rakendamine ka Euroopa Komisjoni poolt, et see veel selgineb ja seda võib-olla ei ole päris lõpuni veel välja mõeldud või otsustatud. Ja, arusaadav. Aga mu küsimus on, kui palju te olete nüüd prognoosi arvesse võtnud ETS 1 tulusid ja kas praegu prognoosi tsüklis aastani 2020, mis ta põrguline on, kuni 30, kui palju raha ETS 1-st on tegelikult sihtotstarbe vaba? Kas te võtate ka sihtotstarbe vaba? Prognoos on ETS 1 tulude laekumise kohta, eks ole, see on vist kusagil suurusjärk 300 miljonit eurot, pluss seal veidi laugelt vist langeb, on eeldatavalt, aga kes seda teab, seda hinnastamistaset. Ja siis tegelikkuses, kas te võtate selle nii-öelda kuluneutraalselt praegu arvesse? Nii tulud kui kulud, vastaspoolele korrespondeeruvate kuludena, et ta on praegu rahanduse prognoosi neutraalne? Ei ole neutraalne, et ta ei käitu päris sarnaselt välisvahenditega. Et siin tulud võetakse positsiooniarvestusse 1-aastase nihkega ja kulud siis nagu kulud tekivad. Et on tahetudki siis, et see 1-aastane nihe justkui siis natuke tasandaks seda, et tulud tulevad, siis planeeritakse neid ja siis kulud. Aga tegelikult see tsükkel või nihe on pikem, mis siis tähendab, et nagu seniste aastate jooksul on see tulud kasvanud või kumuleerunud ja nüüd alates sellest aastast on kulud suuremad sellest süsteemist, kui on tulud. Et ühesõnaga selle süsteemi kogumõju positsioonil on negatiivne nüüd sel aastal ja järgmist. Sellest aastast alates? Ja kas see on siis mingi statistiline muundus või meie käitumuslik muutus? Et miks meil on praegu korraga, kus oli ka siis vähemalt eelarveneutraalne, praegu on ta selgub hoopis eelarvepositsiooni mõttes raha laekub juurde, maksavad inimesed, elekter, kõik muu, eks ole, ja selgub, et see on kuidagi hoopis kuluna läheb eelarve kirjeldusse, osaliselt, nagu ma sain aru. Miks ta nii on? Kuna need kvootidest laekuvad tulu ja kuidas seda kasutada,
siis need meetmete rakendamine, see ongi, võtabki aega, et see, tulu tuleb enne ja kulud hakkavad järgi tulema. Et ütleme, pika perioodi kohta on tulud-kulud võrdsed, sa ei saa kulutada rohkem. Arusaadav, ajaliselt on ta nihkes lihtsalt. Aga ta on ajaliselt nihkes, jah. Aga kui palju seda raha, kui teil on oskus öelda, või see on väga oluline, ka ETS ühe raha on kuludega juba seotud? Ei, numbrit ei oska praegu täpselt öelda. Okei. Aga see on oluline, kuna see nihe, ma saan aru, kui ta ongi nii, siis ongi, praegu tehakse kulusid, ja tulevikus kuluotsused, eks ole, ütleme siis, ja tuluotsused realiseeruvad siis, kui tulud tõkivad, eks ole, ja siis tekkepõhiselt makstakse välja neid aastate perspektiivis. Mu küsimus on, aga see on väga oluline, et kui seda saab äkki paluda, või kui teie ministeeriumis ei ole, palume Kliimaministeeriumilt, eks ole. Aga mu küsimus nüüd on praegu Rail Baltic. Kui palju Rail Balticut, siin on praegu meil 1,3 miljardit on Rail Balticut defitsiit, mida on Rail Balticu äriühing fikseerinud, eks ole, hästi 2028. aasta lõpust eeldatakse mingisuguses ulatuses siis CEF-fondi vahendite laekumist, eks ole, aga see ei tähenda defitsiit on, eks ole, 27-28. Kas te olete võrreldes suveprognoosiga 25 täiendavalt Rail Balticusse siia raha planeerinud? Jah, meil on natukene Rail Baltic Estonia on uuendanud oma prognoosi ja 2 aastasse on nad kulusid juurde pannud, suurendanud. Võrreldes suveprognoosiga. Aga tuvastame, kus need siis tekivad, nagu need kulud nagu nunnud hiired. Et küsimus on nüüd siis 2 aastat, kas see on siis 27 ja 28? Minu meelest oli 26 ja 28. 26, selleks aastaks veel. Pean üle kontrollima selle. Aga ma vabandan, mis see tähendab 26, kuidas see realiseerub selles mõttes, et Rail Baltic on äriühing, riik sõlmib, taga nii-öelda on lepingud, eks ole, kus ta siis lepingu alusel makstakse raha välja ja ta ehitab. Et kust see täiendav raha siis, kui ta positsiooni muudab, kust see täiendav raha siis 26 tekib? Mingid eraldi otsuseid riik ju rahaliselt ei ole ju langetanud. Seal saab olla ka eelmiste aastate ülekandmised. Mingisugused lepingud on kandnud eelmisest aastast sellesse aastasse. Ja kui suur summa see on, et on see 5 miljonit, 500 miljonit? Paarkümmend. Paarkümmend miljonit, aga 28. aasta raha. Okay. Selles mõttes Rail Balticud nagu mahtusid arvestades on need väiksed summad. Väiksed summad. Nii et see tähendab tegelikult, et et see küll täiendavat raha on veidik ette nähtud, aga seda 1,3 miljardilist auku see kuidagi ei täida selles rahas. 100 miljonit eurot ulatuses. Ei, mitte jah. Okei, et see auk on veel sees seal tegelikult siis, majandusprognoosis arvestama, miks ta peakski arvestama, eks ole, see on majandusprognoos on neutraalne, eks ole, arusaadavalt. Aga mu küsimus on, et kui me räägime nüüd riigi kaitsekulude puhul, te olete 30 aastani arvesse võtnud siis millise horisondi, sest 29. aastani kehtiv riigieelarvestrateegia seal komakohtadega nägi ette seal 5,3 ja mis ta seal oli, eks ole, veidikene nii-öelda ajatatud või kuidas seal oli, 5,4, veidikene üle 5%. Mis te 2030. aastal kaitsekuludeks selles loogikas olete ette näinud sõjalise kaitsekuludeks? Sama ikkagi 5+ taseme jätkumist. Okei, 5% võib-olla siis veidi, kuidas siis aru saada, 5% selles loogikas. Aga mu küsimus on selles, et kui me võtame nüüd neid numbreid, siis millisena olete te ette näinud ülejäänud valitsussektori kulude dünaamikat? Haigekassa puhul on siia prognoosi sisse kirjutatud ikkagi 300 miljoni eurone miinus. Te lähtute haigekassa otsustest, eks ole, keda mujalt ei lähtu seda haigekassa otsused, mis on siis nende 4-aastane plaan, jah? 4 aasta kokkuvõttes 300. Jah, just. Et ma mõtlen, et mis on, kui me räägime sellest rahandusprognoosist kuni aastani 2030, milline on haigekassa eelarvepositsioon seal siis, et ütleme, ta on üldpositsiooni puhul, ma kujutan, et te halvendame, eks ole, haigekassa ise vist projitseerib seda kuskil 300 miljonit miinust. Et te olete selle aluseks võtnud, jah?
Jah, me oleme lähtunud haigekassa kuluprognoosist, siis vastu paneme siis meie sotsiaalmaksu prognoosi, kus siis tuleb see ravikindlustuse tulu. Nojah, ja sealt palju siis see tekib, eks ole, siis ma saan aru, see eelduslikult on defitsiidis sellises ulatuses. Aga ülejäänud valitsussektori kulud, olete te siis mingisuguse kasvukoefitsendiga seda võtnud või see on praegusel nullbaasil? Kas te mõtlete 30. aastat? Just, 4 aasta, ütleme, riigieelarve strateegia rahanduspositsioon moodustub mingisugust kuluhorisondist, kui võtame näiteks, ma ei tea, mingisugust, ütleme siis näiteks riigi majanduskulud, eks ole. Kas see on aluseks võetud, siis on see aluseks võetud 26. aasta tegelik või 25. aasta tegelik kulud, mis on lähtepositsioon on sellele? Mis puudutab siis riigieelarvet, siis meil sisendiks on sisuliselt RES-is kokku lepitud tase, mis on siis 29. aastani ja 30 me siis võrdsutame 29-ga, kui me ei tea, või ütleme, me siis korrigeerime seda siis teadaolevate kuludega, mis kui on mõned kulud, mis 30 ära lõppevad, siis me nüüd ei arvesta siis arvestuslikud sotsiaalkulud. Need me oleme üle hinnanud, aga ütleme sisend siis kõikide kulude osas 30. aastaks tuleb meile suveprognoosiks. Ja seni me lähtume, et siis ütleme on tase sama, mis on 29, kui me ei tea, et seal on kindlasti tulemas mingid muutused. Aga milline see, ma küsin, milline see tegelikult on siis suve või tähendab riigieelarve strateegia alusel oli nominaalrahas, sellist seda näha ei ole, eks ole, sellest ütleme ka riigieelarve strateegiast. Nad ei võta ei projitseeri nominaalrahas, et ta kõik on nii-öelda siis nende SKP suhtarvudena. Et kas see nii-öelda kaitsekulud on hästi, on eraldi, sotsiaalkulud tulevad ka tegelikult ju nii-öelda arvestuslikult seadusest tulenevad, eks ole, mis see prognoos on, aga siis meil jääb ülejäänud valitsussektor, mis on siis on seadusega seotud, ei ole seadusega seotud, aga või mis on, ütleme, kas see kulubaas, milline see on siis 20, riigieelarve strateegia 26 versus 29, on ta seal kirjeldatud nominaalrahas samasugusena 29. aastani või mingisuguse dünaamika tõusuga? Ei, ta on ikkagi samas rahas nominaalis, sest need finantsplaanid on nominaalis. Samas rahas on planeeritud, selge. Kuigi meil on kulude kasvud on siin, nii et tegelikult õpetajate palgaraha, mis siis on 27. aastaks praegu planeeritud 0 või? Ütleme, te tegite selle alusel majandusprognoosi, jah? Tähendab palgaraha. 7 või 30? Ei, põhimõtteliselt ütleme ükskõik, võtame siis 27, 28, 29, 30, eks ole, et kuidas majandusprognoos peegeldab näiteks õpetajate palgafondi riigis? Nii nagu see RES-i järgselt oli. See on 0. Ta on 0 kasvu muidugi, 0 ta ei ole, eks ole, ta on vastavalt siis 10% kasvas, eks ole, 26. aasta eelarves, aga praegu on ta siis arvesse võetud arvestusliku sama nominaalsummaga, mis ta oli 26. aasta eelarves, jah. Kui need RES-i meetmed sellised olid, ma nüüd peast ei oska öelda, et millised need seal... Ei, RES-is seal ei olnud eraldi võetuna, seda vist ei olnud toodud ära, eks ole. Arusaadav, et see on siis 0 loogikas planeeritud. Aga mu küsimus on nüüd veel, võtame muud välisvahendid. Et küsimus on nüüd see, et kui palju on majandusprognoosis te olete planeerinud ja välisvahend on selles mõttes osalt, eks ole, eelarve neutraalsed välja arvatud, siis oma vahendid, mis tuleb sinna juurde panna, eks ole. Et kui palju te olete siis aastatel 20, ja siin on nüüd üks asi on see vana periood jookseb ka ju lõppu, eks ole, mis on juba otsused tehtud ja see on oma dünaamikas kulgeb ja nüüd uus, millal te prognoosite uue eelarveperspektiivi raha vabanemist selle majandusprognoosis 2030 ja välisrahastuse vabanemist? Mis aastast see hakkab? Jah, prognoosi lõpuaastatel, et hakkab jällegi vaiksemas rütmis peale 30-ndast nagu summad kasvavad, aga enne seda on väiksemad. Aga palju te olete prognoosinud sinna näiteks 29, 8 võib-olla ei ole, kas te olete 28 veel uut raha? Praegu, jah. Okei, et see võib olla siis
noh, mul on meeles, et ta oli väga julgetes numbrites oli, kui meil oli, mis ta põrguline oli, 23 oli lausa vist miljard pandud, eks ole, noh, siis ta alla täis ei tulnud, aga noh, see oli siis niisugune arvestuslik loogika. Ja aga prognoosis te olete Euroopa Liidu eelarvet millises mahus siis prognoosinud, te seletasite ka, et komisjoni ettepaneku alusel Eesti ümbriku, jah? Jah. Aga noh, ütleme, see aastatevaheline jaotus on siis meie prognoositud. Et sellest uuest perioodist, noh, prognoosiperioodi ja väike osa, et enamus on siis peale 30. aastat. Ja just. Aga nüüd on arutelu all olnud see ka noh, nii-öelda täiendav kasvik, mis oli põllumajandusele minev $500 miljardit, eks ole, mille puhul tema sihtotstarbest, kuidas ta arvestada, kui ta läheb põllumajandusele, makstakse välja siis noh, eeldatame jooksvalt nagu lisarahana või mingisuguse muule initsiatiivile, see sõltub, eks ole, see on valitsuse poliitiline valik. Kuidas te seda raha kirjeldasite? See on väga suur raha, see on 1,3% SKP-st. Kuhu te eeldusena selle paigutasite? Ma ei oska öelda, kas me nii detailselt vaatasime seda. Kõikide fondide lõikes pigem kontsumad tagasime aastate vahel. Okei. Aga millel põhineb see optimism praegu, et meil juriidilise isiku tulumaksu, meil oli dividendipaanika 24, eks ole, see laienes veel 25, välisinvestorid lahkuvad, enne arusaadavat maksutõusu, ettevõtjad võtsid raha välja, käitusid nii-öelda igati turu signaalide järgi. Aga millel põhineb see täiendav korrektsioon, et juriidilise isiku tulumaksu 100 miljonit ülespoole korrigeerida? Kas see tuleneb riigiettevõtete kasumitest? Ei. Meil oli jah see eeldus eelmises prognoosis, et kuna siin 24 lõpp, 25 algus võeti suurem summa välja, et see siis mõjutab rohkem järgmiste aastate kasumi jaotamist. Et ütleme, see protsent on ju, mis siis ettevõtted jagavad, et see tuleb siis eelmisest sellisest keskmisest tasemest allapoole ja siis hakkab vaikselt taastuma. Aga eelmine aasta näitas, et tegelikult seda ei juhtunud. Et see oli küll jah, see ühekordne tipp, aga ta tuli tagasi sellele keskmisele tasemele. Ja nüüd me prognoosis oleme keeldanud, et on sellise viimase 3 tavalise aasta keskmisel tasemel. Et ta ei ole sellest, ta ei lähe allapoole sellest. Ja pluss siis veel ka intressimäärad on kõrgemad nüüd selles prognoosis, mis siis mõjutavad siis pankade avansilist kasumist. Et sealt tuli ka plussi juurde. No mis me selle kuidas te olete vaadanud kindlasti elukogenud meestena ja heade ekspertidena, millal me siis selles dünaamikas 60% võlakoormust ületame, kus ta on Euroopa eelarve, selle Maastrichti reeglitega selle vastuolud, kui meil praegu on 39, aastaks 2030, siis ta on siis kuskil 6 aastaga, 36-8 aastaks või? No aga see on kõik eeldustel, et senised poliitikad jäävad kehtima ja nende paarikümne aasta jooksul ei muudeta. Et senine poliitika jääb Eestis kehtima. Et kui jääb senine poliitika kehtima, siis me tegelikult jõuame üle 60%, ütleme, senise poliitika jätkuvuse puhul. Ütleme, seniseid poliitikat pikendame, siis me võime jõuda sinna tasemeni. Aga ega me ise ka ei pea seda kuigi tõenäoliseks. Aga miks te ei pea, et senine poliitika ei jätku? Miks te ei pea tõenäoliseks? Mis on prognoosi alus selles loogikas eeldada, et senine poliitika ei jätku? Et ega me saame ainult vaadata neid eelarvereegleid, mis need ütlevad. Ja meil praegu siseriiklik eelarvereegel, kas ta laugjalt käivitub 29. aastast? 29. aastast oli vist, eks ole? Või te ei mäleta? No ütleme, 29 peaks saama siis kasutada veel seda vabastusklauslit ja 30. peaks siis olema... Jah, see on Euroopa Liidu eelarvereegli loogika, eks ole. Aga praegu me näeme, et kulutuste horisont on ju, majandusprognoos näitab, ja need elemendid, seda õhupuhver ja nõnda, see on, ütleme, ma ei pressigi teile peale, see on poliitikavalikud ja nõnda, mis on eeldustena, kui palju see ka 4,9% tegelikkusele vastab. Ma mõtlen, et kuidas seda sisustatakse. See ju tegelikult näitab, et eelarvereeglite rikkumine on juba ju sisse prognoositud.
eks ole, prognoosis juba sisaldab see, noh, põhimõtteliselt valitsusel on võimalik seda muidugi korrigeerida 2026. aasta suvel, aga meil, ma tuletan meelde, et 2025. aasta sügisel anti ju signaal ühiskonnale, et raha on üle. Öeldi, et meil on, mis see sõna oli, ma hakkasin vägisõnu tarvitama, et raha jääb üle, meil ei ole kuhugi raha panna, eks ole, me otsime kohti, kuhu raha panna. Ja nüüd on olukord kuidagi selline, et meil on hoopis defitsiidi kõver on järsult kukkunud. Tõsi, ka selle tubli töö tulemus on, et olete prognoosis õhku välja laskunud, eks ole. Ma ei tahagi nii teile sõnu suhu panna, aga noh, nendest osade kirjete välja, et ma teen selle järelduse. Et kui palju meil, et küsimus on selles, et kui me järgmisel aastal 4,9%, oletame, et on järgmisel aastal eelarve, eks ole, miinus 4,9%, kas see tähendab siis komisjonilt juba ettekirjutust? Kuidas see nii-öelda mehhanism siis, või see on tegelikult teie prognoosi ekspertide puhul, see on rohkem, ma ei tea, siis mingite teiste Rahandusministeeriumi ametnike küsimus, kuidas see mehhanism käivitub siis? Noh, sügisel, eks ju, kui meil on valitsus eelarve kokku pannud, siis tuleb saata eelarvekava Euroopa Komisjonile ja seal siis hinnatakse seda. Ma vaatasin, veebruarikuus Euroopa Komisjon väljastas Eurotsooni riikide lõikes defitsiidi analüüsi ja seal oli toodud ära, et Eesti on kukkunud siis madala rahandusliku riskiga riigist, on kukkunud või tõusnud, kumba pidi vaadata, keskmise rahandusriskiga riigiks. Kas seda olete Rahandusministeeriumis ka arutanud, et mis on selle nii-öelda niisuguse kukkumise põhjus? Sest varem me olime madala rahandusriskiga riik. No seal nende hinnangu andmisel on oma kindel maatriks sees, et ma praegu ei oska öelda, mis näitaja nüüd täpselt seda mõjutas. Mul oli 3 baaskarakteristikut, ma vaatasin ja kõigis 3 me olime nii-öelda roheliselt läinud kollaseks. Need olid hirmus keerulised metodoloogilised loogikad, aga järeldus oli selline, nagu ta oli, nentiv, eks ole. Et küsimus on selles, et praegu ma saan aru, et meil on märgitud prognoosis seda, et me oli prognoosis kirjutatud, et me oleme kaudsete maksude efektiivse koormuse poolest Euroopa Liidu tipus. Et mis see hinnang tähendab, et tipus see tähendab, et esikohal või? Seal oli vist märgitud 23,4%, eks ole, kaudsete maksude koormus siis 26. aasta arvestuses. Vist varem olime vist pronksil, olime Ungari ja Taani järel. Ega meil käibemaksumäär on suhteliselt kõrge ja aktsiisimäärad ei ole ka madalad, nii et see on olnud Eesti maksusüsteemi eripära tegelikult juba pikka aega. Et kaudsete maksudega kogutakse palju riigitulu ja otsestega ja varamaksudega suhteliselt vähe. See tähendab tegelikult seda, et see tipus tähendab, et meil on esikoht ja see sõna tipus võib olla ka gruppriik, et ma lihtsalt tahtsin täpsustada, seal ei olnud varasemates prognoosides on toodud ära ka kõrge efektiivse kaudsete maksude koormuse riigid, kes on ütleme siis osa tipu näiteid on toodud, seekordses majandusprognoosis näiteid ei olnud toodud teiste riikide kohta, vaid oli nenditud, et kas see tipp tähendab subjektset hinnangut, et liigume ülespoole või ta on tegelikult nii-öelda puudult kvantitatiivne näitaja. Need päris peateid ei anda, aga ma arvan, et top 3 oleme küll, et mitte lihtsalt ei liigu sinna ülespoole, vaid me oleme seal kõrgel. Eriti peale nüüd siis ka selle eelmise ja selle aasta käibemaksu tõus kindlasti. Ma arvan, et absoluutses tipus. Absoluutses tipus, arusaadav. Aga mul on küsimus veel selle kohta, et kui me vaatame praegu eelarve trajektoori ja senine poliitika jätku, eks ta niimoodi on, et küsimus nüüd selle kohta, et te ütlesite, et optimistlikumad näited on töötleva tööstustoodangu, aga ekspordi töötlev tööstus minu mälu järgi oli meil 25. aasta lõpuks võrreldes 21. aasta referentstasemega nüüd reaaltoodangu mõttes, eks ole, mitte siis nominaalhinnastumise mõttes, oli 16% madalam.
Et kas te praegu majandusprognoosis olete lähtunud, et meil õnnestub järgmise 4 aastaga see tööstustoodangu tasemele jõuda tagasi 21. aasta reaaltoodanguni? Ei, seda me ei eelda, et kui vaadata pikemat telge, siis tegelikult on majanduse struktuur Eestis ja mitte ainult Eestis ikkagi muutunud oluliselt selles mõttes, et tööstuse osakaal on igal pool langenud ja teenuste osakaal, erinevate teenuste osakaal on kasvanud. Ja teine, kus Eesti on tipus lisaks selle kaudset maksude koormusele, on tegelikult infosideteenused, programmeerimisteenused ja samuti see praktiliselt seal Rootsiga nagu jagame, ma arvan, esikohta, võib-olla mingi Malta või mingi selline väike riik, kelle statistika võib olla ka natuke moonutatud. Et need IT-teenused on meil väga kiiresti kasvanud, neid eksporditakse palju, samuti finantsteenuste osas me oleme ka päris kõrgel kohal. Nii et see on nagu natuke niisugune majandusstruktuuri natukene paratamatu muutuse mõju, et jah, me ei peagi võib-olla tagasi igatsema neid tööstuse suuri osakaale, samas siin muidugi arvestades keerulist geopoliitilist olukorda, et me ei saa ka loota selle peale, et me kõik toodamegi ainult teenuseid ja kõik toidud kaasa arvatud, kõik kaubad, toidukaubad, ma ei tea, kaitsta otstarbelised kaubad, kõik me impordime, et see ei tarvitse lihtsalt reaalses maailmas realiseeruda, kuigi ideaalmaailmas võiksid ju riigid toota vastavalt oma nii-öelda suhtelisele eelisele, mida nad kõige efektiivsemalt oskavad teha ja ülejäänud impordivad. Aga miks see lõhkeaine tehas läheb valitsussektori kuluks selles loogikas, et põhiinvesteering on ikkagi tuleb ju erainvestorit? Miks see, kuidas see dünaamika seal tuleneb? No siin on, jah, see on Statistikaameti praegune hinnang ja nemad on seda selgitanud niimoodi, et kuna riske on ikkagi palju, on uut moodi tehas või uued tehnoloogiad, et kuigi see äriplaan on hinnatud kui pädevaks, siis on ikkagi riskitõhus, et kuidas see tehas käivitub. Ja seal on, oluline isegi mitte, et kas on see erainvestori kaasatus või see määr, mil määral ta on kaasatud, see võib-olla pole nii oluline. Et kokkuvõttes on oluline, kui see tehas tööle hakkab, et kas ta on nii-öelda turutootja, kas ta müüb oma kaupa turuhinnaga ja siis või müüb ta soodsama hinnaga ainult riigisektorile. Et seal on küll hinnatud, et äriplaan praegu näeb ette, et temast saab turutootja, see tähendab, et ta müüb turuhinnaga ja valitsussektor sealt ei osta otse lõhkeainet. Et kõik läheb siis erasektorile, aga kuna ikkagi riskid on üleval, millal ta seal tööle hakkab, uued tehnoloogiad, siis võib-olla ka võib öelda, et nagu konservatiivsetel kaalutlustel ja teades ka, et kuidas Eurostat neid tehinguid kõiki vaatab, siis on ta praegu pandud valitsussektorisse. Ta pandud praegu valitsussektorisse, mis aastatele siis? Järgmisse aastasse või? See aktsiaselts loodi eelmine aasta, et alates loomisest kuni siis Miinus 200 miljonit siis kuskil või? Kuni järgmise otsuseni. Kui suur see miinus siis selle arvestusliku tehingu tulemusena tekkis eelarve positsiooni? Nominaalsummas oli ta? Sel aastal suurusjärk 40 miljonit, järgmine aasta suurusjärk 50 miljonit. Järgmine aasta 50 miljonit, arusaadav. Ja see on siis kogu nii-öelda positsiooni halvendamine või see veel tuleb siis, ma ei tea, tehas millal tööle hakkab siis? 28, aga iseenesest, et kui see tehas siis lõpuks valmis saab ja tootma hakkab, siis ta võib-olla läheb positiivne mõju. Aga see on võib-olla teema, mida me ise Statistikaametiga veel arutame, et meie nägemuses ta tegelikult ei peaks olema valitsussektoris, nii nagu meie nendest juhistest ja Eurostati käsiraamatutest aru saame. Aga mu küsimus puudutab seda, et 2027. aastast te olete korrigeerinud alla poole võrreldes, ma saan aru, eelmise suveprognoosiga riigi ettevõtete dividendide ümbriku. Jah, seal on põhiliselt Eesti Energia.
Aga mille tulemusena siis, mitte et ma väidan seda, et siis nagu ette lüüakse dividendid laiaks, eks selle võetakse välja, et ma niisugust väidet esita eraldi võetuna, aga millest see tuleneb? See tuleneb lihtsalt siis Eesti Rahandusministeeriumi enda omaniku antud sisendist, jah? Ei, mitte Rahandusministeeriumi antud sisendist, see tuleb Eesti Energia finantsprognoosidest, mis on küll ka tehtud enne seda Lähis-Ida kriisi. Ja siis võrreldes eelmise sügise seisuga on seal kaks asja. Nad on allapoole korrigeerinud elektri hinda ja õli hinda, mis mõlemad mõjutavad siis nende kasumlikkust. Et mis nüüd võib-olla Lähis-Ida kriisi valguses, võib-olla peaks seda nüüd muutma siis, aga uue finantsplaani nad esitavad meile nagunii nüüd suveprognoosiks, et siis seal nad saavad seda korrigeerida, kui nad näevad, et see prognoos on muutunud. Aga kui palju, kui nüüd see, meil on, ma saan aru, avaliku sektori investeeringute, rekord on, iseenda Euroopa rekordit lööme nüüd, eks ole. Et kui palju see nüüd tõstab lõppnominaalhinda ka erasektori jaoks investeeringute tegemisele? Olete seda prognoosinud või seda analüüsi teil ei ole? Küsimus on, et mis hetkel tekib ka nii-öelda küllastunud turuloogika, kus riik konkurentsikeskkonnas investeeringute mahuga hakkab iseendaga konkureerides, tõstab iseenda hinnaprojektsiooni. Et meil on siin varasemalt kogemus tegelikult sellega, kui me meenutame, tegelikult oligi finantskriisi eelselt. Et mis on see optimum, kus saate aru, mis ma mõtlen, eks ole, et turule tulek? Mingis mõttes võib öelda, et ehitussektor, riik peamiselt ju investeerib ehituse kaudu, eks ole. Aga Rail Baltic ikkagi on mõnevõrra teise struktuuriga ehitus, kui ütleme mingi korterehitus, et elamuehitust nüüd nagu, kuigi suures plaanis samad firmad neid töid teevad, siis nii päris otsene ei ole, aga põhimõtteliselt küll, ikkagi mingid materjalid, eks ole, mis lähevad üldehitusse ja taristuehitusse, et need. Aga kaitseinvesteeringud muidugi õnneks mitte, et need on ikkagi valdavalt import, et need ja suur raha läheb ikkagi sinna, nii et ehituse investeeringud paratamatult konkureerivad erasektori. Kui palju te projitseerite praegu sellel aastal, majandusprognoosis, sellel aastal on vist puhtalt kaitseinvesteeringuid, mis lähevad siis ennekõike siis importi, ütleme, olgu ta moona või relvasüsteemide importi on ligi 900 miljonit eurot. Palju te prognoosite, et riik saab sellest nii-öelda siis lokaliseerimisega või vastuostudega tulenevat tulu? Olete te mingil kujul seda üldse arvesse võtnud? Või te seda ei arvesta? See on nii, ma ei tea, väike summa, ei saa öelda, aga või seda nii-öelda praegu regulatiivset alust ei ole ka kehtestatud selleks? Majandusprognoosi puhul küll ei ole mõelnud. Te ei ole öelnud seda, te olete eeldanud, see 900 miljonit läheb riigist välja, eks ole, ja siis ta nii-öelda reaal SKP panus on, seisnebki selle nii-öelda jooksva siis hooldamise ja muus, mis seal iganes siis on, kui see laekub Eestisse. Sellega muidugi on ka seotud ikkagi mingite, ladude ehitamine niimoodi, et ta nüüd päris ei ole 90% võib-olla, et võib-olla vähem, aga Arusaadav. Aga mu küsimus on selle kohta, et teil prognoosi 26. aastal kulude kasv, mis praegu on, ütleme siis, kui me räägime riigi rahanduse prognoosist, siis see kulude kasv tegelikult, mis positsiooni halvendas, oli ainult see moonatehas või oli ka mingeid investeeringuid, mida on ettepoole siis, kas on ka toodud midagi ettepoole? Veidikene oli, te mainisite Rail Baltic, aga see oli, ma saan aru, mõnekümne miljoni euro ulatuses, kui ma õieti sain aru. Te mõtlete seda pilti siin näiteks, jah? Just, et see on niisugune see tumesinine asi, kapitali kogumahutus, kapitali siirded ja varud. Jah. Et jah, seal on, ütleme, nagu ma ka enne ütlesin, et need kaitsekulude, kuidas ma ütlen siis, kaitsekuludes investeeringute osalus või sisaldus on suurem olnud. Et siin RES-iga anti raha juurde sinna, tegime siis mingisugused kiired eeldused, et kuidas see lisaraha võiks jaotuda,
aga nüüd siis rahastamiskavades siis Kaitseministeerium on siis rohkem seda läbi mõelnud ja täpsustanud seda jaotust ja sealt on siis tulnud investeeringutesse juurde. Oot. Huvi pärast, et küsimus on nüüd selles, et mis see tähendab, see tumesinised kastid tekitavad riigile täiendavat kulu, eks ole, ma saan õieti aru, eks ole. Ja need on nii, eks ole, pluss poole peal on kulud praegu selles tabelis ja miinus poole peal on siis kulude vähenemine, ennekõike kulude vähenemine, eks ole, mitte siis tulud siin eraldi võetuna. Aga, ja seal on siis need sinised kastid, mis on siis 26, suurusjärk, eks ole, 200 miljonit, mida iganes see vahetarbimine siin tähendab, ja siis on tegelikult on, ütleme siis 300 järgmisel aastal. Kas see on siis tehtud, ja see on ju, need kaitseinvesteeringud on ju tekkepõhised, siis kui nad laekuvad lattu, eks ole, siis võetakse nad eelarvepositsiooni arvesse. Mille poolest need siis nüüd, need 500 miljonit eurot, kas nad on siis, mis ajakulud need siis tegelikult on? Kas need on siis viitega laekuvad varasemalt ette nähtud investeeringute realiseerumine, mida te prognoosite, et tulevad, või või siis 28. aasta järelt ette tulek? Ta on nii suur raha ju, see on pool miljardit. Midagi on toodud ka varasemaks ja siin ütleme 26. aastast sellest umbes 200 miljonist tegelikult umbes 100 tuleb muust valitsussektorist, et see on seesama lõhkainetehas, siis need Elroni rongid, mis nihkusid 25.6. Ja midagi tuleb ka KOV-idest investeeringutesse juurde, ühesõnaga, et kui me räägime valitsussektori kuludest, siis seal tegelikult on väga palju erinevaid ridu, millest see kõik kokku tuleb. Aga huvi pärast 29. aastal me näeme, et on vist 200 miljonit eurot või 250 miljonit eurot on muude kulude täiendav tekkimine, mida te ei prognoosinud siis riigieelarve strateegia või eelmise suve majandusprognoosiga. Jah, seal on põhiliselt see Euroopa Liidu makse, millest ma ka rääkisin, et mille me oleme sisse võtnud, et see osaliselt siis kasvab. Aga kasvab selles mõttes, et kui me mõtleme, et mis selle kasvu põhjus on, sest ka suveprognoosi tegemise ajal oli ju teada Euroopa Komisjoni eelarve ettepanek, mis tuli välja minu mälu järgi juunis 2025, eks ole. Mille poolest see nüüd erineb, et te korrigeerisite seda arvestasite ümber lihtsalt, et siis ei olnud aega nende paari kuuga arvestada või? Omavahendite ettepanekud, jah, et aga seal midagi kindlat seal veel ei ole. Aga ütleme eelmise perioodi kogemuste põhjal me oleme osaliselt võtnud arvesse, et omavahendite suurendamise otsused realiseeruvad, mis tegelikult Eestile ei ole üldsegi ju halb, et Eesti ongi taotlenud, et see Euroopa Liidu eelarvepott oleks suurem, siis, mida siis hakatakse jagama. Jah, aga ma küsin veel teede ehituse üle, et teedehoiukavas on kinnitatud summa X teedele. Samas on see mitusada miljonit eurot on seal vajak, eks ole, võrreldes riigieelarve strateegiaga. Kas te olete lähtunud nüüd riigi kulude puhul, kui me räägime aastani, ja teedehoiukava on, eks ole, 4 aastaks kinnitatud, aastani 2000, mis ta põrguni on, 29. vist, 29. aasta lõpuni. Et kas te olete lähtunud teedehoiukava summast? Või te olete lähtunud siis RES-ist, kus seda teedehoiukava raha ei ole kaetud? Täies mahus. Ja ikka me lähtume siis valitsemisala rahastamiskavast, et ütleme kõik need kulud, mis siin siis on prognoosis, et on siis ikkagi otsustega kaetud või ta ei ole mingi arengukavadest ei ole võetud. Need on ikkagi konkreetsed plaanid, mida ministeeriumid on siis meile deklareerinud. Ja teie lähtute praegu põhiprognoosis sellest, et Brenti hind järgneva 2 kuuga laugialt langeb $70 barrelist. On nii? Jah, siis kui me 26. aasta lõpuni siis. Eeldusel lukku lõime, siis baasstsenaariumi puhul tõepoolest. Ma vabandan, et aga see ei olnud, vabandust,
See ei olnud nüüd meie prognoos, vaid see sinine joon on puhtalt nagu nii-öelda turuosaliste tulevikutehingute järgi, nii nagu nad olid, et me seda ise ei prognoosinud. Selle riskistsenaariumi me konstrueerisime ise, sest lihtsalt et oleks mingid niisugused käega otsutavad negatiivsemad eeldused. Aga ja nagu ma ütlesin enne, et tegelikult kuigi see nafta spot hind praegu on oluliselt kõrgemal kui see $120 siin punasejoone juures, siis ikkagi turu ootused, et see hind tuleb kiiresti alla, on optimistlikud. Kui see küsimuse tagamata oli see, et kuidas see nafta hind baasstsenaariumis ka nii madalale tuleb nii kiiresti. Arusaadav. Aga kui ma tohin küsida lihtsalt seda, see on väga huvitav ja ma arvan hästi vajalik teada, mis teie prognoosi tegemisel, mis on need turuosalised, on need siis, ma ei tea, finants või on need siis kütusespekulatsioonidega tegelevad mingid prognoosifirmad või on need siis, ma ei tea, investeerimispangad või? Need on tõesti kütuseostjad ja müüjad, kes lepivad kokku täna, et nad millalgi tulevikus ostavad, üks pool ostab ja teine pool müüb mingi hinna eest mingit toodet. Need Eestit või need on globaalsed? Need on globaalsed. Arusaadav. Need siis avalikustavad seda, mis nende siis... Jah, need on võimalik jõuda jälile, et mis need nii-öelda hinna ootuse kõverad on. Ja teie eeldus praegu, kuna te panite ta lukku, kui te ütlesite 10. märtsi seisuga, mis seal oli 95, 97 vist oli. 97, ja praegu meil on 110, aga ta on väga volatiivne, eks ole, et praegu te eeldate, et me oleme pigem, vaadates seda 20 päeva tagasi, me oleme pigem baasstsenaariumis või? No pigem me ikkagi läheneme sellele riskile, või kuskil seal vahepeal, jah. Et mitte väga enam baasstsenaariumis. Pigem riskistsenaariumile lähemal. Aga tähendab, kui ma nüüd korrigeerin seda ja ma ei taha teile kuidagi sõnu suhu panna selles loogikas, et arusaadavalt siin ongi ju määramatus ja meil on riigieelarve või majandusprognoosis oli ennekõike ju kütuse hinnast ja maailmaturu käitumisest tulenevalt oli tehtud riskistsenaarium, eks ole, mis põhines sellel nafta hinnal ja siis baasstsenaarium. Ja see tehti tegelikult 10. märtsi seisuga, te olete saanud sisendid, kas siis võib öelda, et meil me praegu asetseme, võime eeldada, et meie majanduse väljavaade asetseb siis, ütleme siis nõnda, et on riski ja baasi vahepeal kuskil. Jah, nii võib öelda küll, jah. Ma lihtsalt küsimus on selles, et me jõuame väga põhimõttelise küsimuse juurde arutelu lõpus, et see on väga oluline. Kogu majanduse väljavaated, rahanduse väljavaated tegelikult sellest juhtuvad. Et meil on prognooside tegemisel, me oleme nii volatiivses keskkonnas, et ma ei tea, kas varasemalt on tehtud ka, ütleme siis, võib-olla kas selle prognoosist tõukuvalt, kuna reaalaeg muudab, eks ole, neid asju, eks ole, siin on nädalate perspektiivis muudab, siin on väga tugev inerts ka, eks ole, kuidas siis turuosalised käituvad, nad on juba spekulatiivsel turul mingisuguse hinnatasemega oma ostuotsuseid või müügiotsuseid teevad ja küllap nad kahjumisse ka ei taha jääda. Et küsimus on selles, et kas siin ei oleks põhjust Rahandusministeeriumil koostada siis võib-olla prognoosi täiendav õiend, kas nüüd aprillikuus. See korrigeerib nagu nii põhimõttelisi näitajaid praegu. Jah, praegu nüüd kohe ei ole võib-olla mõtet teha seda täisprognoosi protsessi jälle läbi, sellepärast, et see olukord on nii ebastabiilne. Et õnneks nüüd meil järgmise prognoosini on, ei ole enam poolt aastat aega, aga mõned kuud aega, et ehk meil on selle suveprognoosi tegemiseks need eeldused natukene stabiilsemad, aga kui olukord peaks stabiliseeruma ükskõik mis suunas, siis ütleme varem, enne suvepuhkusi, et siis me vaatame selle üle, aga me ilmselt ei tule mingi vaheprognoosiga siin ikkagi välja enne suve, sest suveprognoos meil tuleb augustis, et ei ole nii palju aega. Olete te kunagi niisuguse vaheprognoosi üldse teinud? Oleme teinud küll, jah, aga rohkem võib-olla sisemiseks tarbimiseks või nii. Ja. See on mu isiklik arvamus, aga ma soovitan tõepoolest valitsuse võib-olla sisemaks tarbimiseks seda teha, et ütleme,
sellest sõltuvad ka ju mitmed otsused, mis puudutavad võib-olla maksupoliitilisi, inflatsiooni leevendavaid. Küsimus on, et milline on trendid, eks ole, et milliseid probleeme lahendada, eks ole, ühiskondlikult või ühiskondlikult, aga majanduskeskkonnas. Selles mõttes Eesti Panga prognoosis on, kas oli 4 või 5 erinevat stsenaariumi ja need lähevad päris nii-öelda radikaalseks, et sealt saab ka huvi korral vaadata, et uudistest võib näha, mis see nafta hind on ja siis kuidas see nagu ülekandemehhanism on meie majandus. Selge, komisjoni liikmetel ka rohkem küsimusi ei ole, siis ma arvan, et soovime jõudu selles olukorras, niisuguses posus ja tohuvabohus, mis rahanduses on tekitatud, et siis ega teil ka kerge ei ole. Eks ole. Aitäh, jõudu komisjoni poolt. Aitäh.